sa võid võtta inimese otse koolipingist ilma mingisuguste kogemuste ja taustata ja ta suudab selles äris perfektselt täita seda lõiku, mis sa talle ette annad. Senikaua, kuni sa oled ainuke inimene, kes see saab täita, siis seda äri ei saa skaleerida, seda ei saa laiendada ja see ei ole ka müüdav kellelegi teisele. Kuidas skaleerida oma äri? Esimene küsimus, mida võib-olla mõelda, on see, et kas sa tahad üldse oma äri skaleerida. Kui me võtame statistiliselt, siis enamus ettevõtjaid ongi ju üksikettevõtjad, mis tähendab seda, et seesama ettevõtte omanik teeb 10-20 erinevat rolli ühes isikus. Ja ilmselge on see, et ta ei saa kõikides rollides hea olla, ehk siis ta ei tegutse mitte ainult oma tugevustsoonis, vaid ta tegutseb kindlasti ka oma nõrkustega. Ja nüüd, kui sul on soov oma äri laiendada, kasvatada, skaleerida, siis kindlasti ettevõtte omanik on see ise kõige suurem takistus. Kõigepealt on vaja teha üldse see otsus, et ka teised inimesed võivad teha sama hästi või isegi paremini, kui mina täna seda ülesannet täidan. Kui sul on nüüd olemas otsus, et sa soovid oma äri skaleerida, siis esimene asi on vaadata oma rollidele otsa ja võib-olla panna ka need kirja, mis on need erinevad tegevused, mida sa täna oma rollides teed ja mõelda siis, et kas need tegevused on õpetatavad ka teistele inimestele. Ja üldjuhul need on. Ma toon võib-olla sellise hea näite, et üks kõige paremini skaleeruvaid ärisid on erinevad frantsiisimudelid ja McDonald's on üks võib-olla kõige paremaid näiteid, kus sul on äri nii skaleeritav, et sa võid võtta inimese otse koolipingist ilma mingisuguste kogemuste ja taustata ja ta suudab selles äris perfektselt täita seda lõiku, mis sa talle ette annad, kuna selle töölõigu täitmine on lihtne. Ja kui sa saad palgata sisuliselt ükskõik kelle oma ettevõttes tegevusi täitma, siis seda ettevõtet on väga lihtne skaleerida. Oluliselt raskem on teha tegevustega, mis võib-olla on siis rohkem seotud sinu isiklike kogemustega, võib-olla mingi teatud tunnetusega, võib-olla mingisuguse sinu enda isikliku andega, aga ma julgustaks ikkagi sellele nagu sügavamalt korra otsa vaatama. Ja ma usun seda, et kõik tegevused on tegelikult õpetatavad. Mõni natukene lihtsamini, mõni natukene keerulisemalt, aga see kõigepealt võiks siis panna kirja, mis on need erinevad tegevused, millega sa täna tegeled, mis on need tegevused, millega sa ei tahaks pikaajaliselt tegeleda ja milliseid võib-olla kompetentsi on siis vaja, et seda sama ülesannet hästi täita. Ja sinu ülesanne siis ettevõtjana võiks olla fokusseerida siis just selle teadmise edasiandmisele, mitte selle teadmise ärategemisele. Nüüd võib-olla see paradoks on see, et sageli mingid asjad ise ärategemine võtabki vähem aega, aga see ei ole jätkusuutlik, sest ühel hetkel su ettevõte kasvab, tulevad uued mõtted, ideed, kuhu oma ettevõtet laiendada ja sa lihtsalt ei suuda kõikide ülesandega enam ise toime tulla. Nii et kindlasti peaks siis võtma sellise õpetaja võib-olla rolli, mentori rolli ja hakkama siis ennast välja värbama erinevatest rollidest, mis sa oled automaatselt võtnud, kui sa oma äriga alustasid. Nüüd hästi lihtne on siin olla automaatrežiimis ja teha asju nii, nagu me oleme alati teinud. Ja sageli me võime seda teha teadlikult selle otsuse, et hakata delegeerima ja uusi inimesi leidma või võib tekkida mingi selline ebamugavus või valu, mis siis lõpuks sunnib meid seda tegema. Ehk siis see tegevus muutub kas meie jaoks liiga igavaks või mingid muud põhjused sunnivad meil siis seda ülesannet kellelegi teisele edasi andma. Ja üks viis veel, kuidas võib-olla lihtsamini delegeerida, on siis teha see tegevus võimalikult väikesteks tükkideks. Mida väiksemad need tükid on, seda rohkem on ka inimesi, kes on suutelised seda väikest tükki läbi viima. Ehk siis, kui need on liiga keerulised asjad, siis võib-olla ka selle inimese leidmine võtab rohkem aega ja ka see õpetamine võtab rohkem aega. Kui need tükke on rohkem ja need on lihtsamad, siis on ka nende potentsiaalseid kandidaate võimalik leida. Ma olen siin aastate jooksul suhelnud erinevate valdkondade üksikettevõtjatega, kes ütlevad seda, et aga minu valdkonnas ei saa seda teha. Olen rääkinud siin fotograafidega, videograafidega, kes ongi oma alas tugevad spetsialistid, aga ma usun, et ka selles lõigus on võimalik oma tegevus jagada võimalikult väikesteks tükkideks ja mõelda, kas kõik need tegevused, mida ma pean ise tegema, või mul on võimalik leida inimesi, kes aitavad minu eest teha. Üks ka
takistusi või uskumusi võib olla ka see, et mul on nii pikk kogemus selles valdkonnas, et seda kogemust ei ole võimalik kellelegi edasi anda. Siis ka selle kogemuse saab teha väikesteks tükkideks lahti ja mõelda, et mis on ikkagi siis need erinevad osad, mida on võimalik ka teistele inimestele teha. Nüüd, kui sa oled tõeline ettevõtja, siis sa tahad endale luua ikkagi ärisüsteemi ja kui sa tahad oma äri laiendada, siis see peab olema skaleeritav, mis tähendab seda, et ka teised inimesed peavad olema suutelised seda rolli sinu eest täitma. Senikaua, kuni sa oled ainuke inimene, kes see saab täita, siis seda äri ei saa skaleerida, seda ei saa laiendada ja see ei ole ka müüdav kellelegi teisele, sest sina ise oledki kogu selle äri nii-öelda süda ja väärtus. Nii et loomulikult sõltub su enda eesmärkidest, kui sa oled loonud endale iseenda ettevõttes sellise hea töökoha ja sa oled sellega rahul, siis loomulikult sa ei pea midagi muutma. Aga kui sa tahad ikkagi ühel hetkel luua skaleeritav äri, mis on suuteline kasvama, mis on suuteline laienema ja mida võimalik ühel hetkel ka müüa on, sa pead leidma need viisid, kuidas oma kogemused, oskused, kompetentsid anda edasi teistele inimestele ja mõelda pidevalt, kuidas ma saan õpetada teisi tegema seda, mida mina täna teen.